Haapsalu õudusfilmide festival oli niisugune asi nagu novelli kirjutamise võistlus. Mõtlesin, et kirjutaksin õudsa loo, mis sai nimeks Reiverid. Ja siis tuli välja, et see oli nii tore lugu, et inimestele meeldis see, vähemalt žüriile. Siis ta võitis selle mingi võistluse. Siis ma saatsin selle kunagi Aulele. Aule mõtles, et päris tore on vist. Ja siis me võtsime selle töösse. Ma olin ise tolleks hetkeks juba mingi 9 kuud nii-öelda researchi teinud ja seda klubimaastikku ja narkokultuuri lähemalt uurinud. Et taipasin, et seal mingid lugusi on, mida jutustada. Siis hakkasin ühte lugu vorpima. Jõudsin mõned draftid kirjutada ja kuni siis Janar vist ka jäi asjaga rahule ja tuli pardale ja siis lõpus kirjutasime koos kokku selle 2 kuuga kuskil. Mis see film endast kujutab? Ühe sõprade kolmiku saatuslikku õhtut tehnoklubis. Oleks vast kõige lihtsam seletus sellest. Mis lõpeb halvasti? Jah, mis lõpeb paratamatult halvasti. Miks Eesti filmimaastikule sellist filmi vaja on? Kas on? Jaa, ma arvan, et täiega on, sest et Eesti riik on ja number 1 suremuselt üledoosidesse ja meil on ju praegu ikkagi väga aktuaalne see selline narkodebatt, et kas ja mida legaliseerida. Fakt on lihtsalt see, et tarbitakse niikuinii ja see keelupoliitika, mis praegu siin on olnud, see niikuinii ei toimi. Et ainus, mis me teha saame, on siis teavitada noori, et nad lihtsalt teaksid, mida nad teevad, et nad uuriksid nende asjade kohta ja et nad teeksid pigem nagu vähe. Ütleme 10 aasta pärast, kui seda filmi vaatad, see on küll ju õudusfilm, aga kas sealt võiks näha umbes mingit sellist tänapäeva stiili ja seda skeenet ja sellist asja, kas see on ka üks väikene soov teil endal filmitegijatel, et selline underground olustik jääks ka nagu ajalukku? Jaa, on, sellepärast sai ka tegelikult see lokatsioon valitud, et see jääks ajalukku, sest ei tea, kui kaua seda siin on. Ja see on nagu tohutult võimas, mis siia tehtud on. Et kindlasti, et see on praegu meie ajahetk, et ei tea ju, mis 10 aasta pärast on, kuhu mood läinud on. Ega siukseid filme väga palju ei ole, mis ikkagi räägivad täielikult või nagu, et see kogu film toimub nii-öelda kuskilt tehnopeal. Ma ei tea, väga palju ei meenu siukse. See on teistmoodi, et on nagu Eestis küll erakordne, et siukest asja pole Eestis, ma arvan, tehtud. Lõppkokkuvõttes vaatamata sellele, et meil on tegemist tudengifilmiga, siis otseselt seda maiku nagu suhu ei jää, sellepärast et kui suvel selle projektiga algus tegime ja meil oli pitching, siis ootamatul kombel meie 6-liikmeline, 7-liikmeline tiim on kasvanud nüüd ligi 40-45 inimest, et kuidagi tundub hetkel, et Zeitgeistis või nagu on midagi relevantset selle teemaga, et selles on midagi tõetruvat, et see toob inimesed kohale ja seda fenomeni näha kas või ekraanilt on, ma arvan, midagi täiesti teistsugust.